Kuulge, meil on teile natukene jagamata nüüd neid reisielamusi. Ilma pikema jututa kohe. Me oleme jõudnud nüüd siia El Monte RV-sse, kus me võtame siis oma RV peale. Mul on niisugune tunne, et ma näen seda RV-d, mida pannakse seal kokku praegust või mis seal tegutsetakse selle kallal. See on palju massiivsem kui eelmine kord, kui me siin ammu sõitsime. See on niisugune hea väike. Kuhu? Mida? Me läheme videoruumi, vaatame sinuga videot. Nad ütlesid, et tasuta on teine sõitja. Ehk sa said ka sõita. Mina, aga ma olen liiga noor. Ei, sa ei ole noor, tasuta on. Ma olen Liina, sa võid ka natukene sõita ju, come on, Simo. Ma olen liiga noor. Saad aru, mina pean siis selliste suurte asjadega sõitma seal. Ei mõtlesin praegu tähe. Kõik läks läbi. Hullu haslit oli siin sellega, et deposiiti tuli maksta. Ja sellepärast on meil oleme just siin oodanud siin päris tükk aega makse. See video oli nii kuuld. See oli nii naljaks, minu arust see oli nagu täpselt 80-ndatest õppevideo. Me saame kõige uuema, see on 2020, 2000 miili sõitnud auto ainult. Wow. Ma kirjutasin talle just. Ma mõtlesin, et ma tulen ütlen nagu mingi. Liina tegi seljadel. Niimoodi siis nad minuga siin käituvadki. Ma olen mingi, tulen, tahan rääkida, mingi tullassid on mingi omavahel juba kõik ära rääkinud. Äkki peaks Hensu ka seda videot vaatama või? Ei, see, et meie selle piina läbi elasime, ei pane Hensut seda läbi elama. See ongi see sama. See sama, see esimene või? Jah. See laastamus, see näeb nii vana välja. Juba lähed sisse või? Mis Liina? Või minna ju. Ja me oleme maksnud sellest. Ütlen ka, wow. Upsi, oi, tead. See sama siin või? Jaa. Sammui. Wow. Nii tuus. Aga vaata, sa ei löögi oma pead ära, mis on üllatav. Ma ei raudab pusti. Vaata, me mahume isegi 8 siia seisma. Päris lahe on. Hakkame sõitma. Hensu päikseprillid on ees, endamad ära kaotanud, hakkame kohe sõitma. Drive on sees. Gonna be fun, they said. See on nagu ema laev. Holy mother of... Juba tunnen, kui halb mõte see oli. Sõidame nüüd ees. Vaatame, kus me välja jõuame. Vii! Niiviisi oleme jõudnud oma esimesse peatuspaika, milleks on siis Ventura. Ma olen täiesti outofit. Meil tee peal juhtus selline olukord, kus avastasime, et meil see üks, mis see nüüd ongi nüüd? Peeglid vajuvad ära. Nad lihtsalt rapuvad paigast ära. Me peame siis mingi teibiga kinni panema, sest muidu Liina pidi olema seal nagu külje pealt vaatama ise niimoodi. Aga siin me oleme nüüd esime poes, ossime endale süüa. Liina teeb endale. Yes. Üleval teeb keegi peale võiku, teeb voodi. Ja küll me sööme, siis nüüd natukene magame ja hommikul jätkame. Siit kohast loodetavasti ei visata meid välja siit. Hensu Backfest käib juba, aitäh, see on nüüd Liina. Öösel kuulame, tegelikult see ei olnud öösel, me jääme magama mingi 9 või varem isegi veel. Siis me kuulame korraga nagu keegi taskulambiga paneb nagu vastu seda akent. Politsei on seal eest, siis mõtlesin mingi murti, ärgu üles. Panin tossud jalga, läksin välja, siis ma rääkisin, et lugesime, et tohib Walmarti parklates tohib olla niimoodi öösiti, et see on nagu RV-del fine. Mingi, okei, cool. Ja siis oli mingi, aga parkige natuke sinna poole, et ma pean nii muidu see meil siin sellel alal, et mul lasesti hea meelega niikuinii olla, et parkige sinna poole. Kus see propeen käis? Keegi mäletab või? Ma ei tea ja mis kuradi sellega samanes ka. Tegelikult meil on peatus, oleme siin natukene teinud ka, aga ma mõtlesin, et ma lihtsalt viin korraks õue ka. Meeletult tuuline on meil see täna siin on. Selline meil see siis on. Siin selja taga on pidevalt niisugused aasakesed. Kõrval nagu vahepeal, kui vaadata neid aasa, siis tundub tõesti nagu Windows XP taustapilt on kuskil siin selle tee peal tehtud. Täna on meil oodata ilmselt väga palju veel rohkemgi igast vihma ja kõike muud asja, sest et sinnapoole taha, ma ei tea, kas te näete, kuskil näe, seal, jutt näed, korralikud ikka niisugused head, mõnusad väiksepilved panevad ainult ilusamad autod veel mööda. Mõnus! Siin on meie ratchet olukord, kus me teipisime siis selle meie peegli kinni, et ma saaksin rahulikult sõita ja edasi vaadata. Aga nüüd läheme sisse ära, paneme kõik asjad kinni ära. Asume teele. Liina on ilusti kinni. Safety is my #1 priority. Meil on need kaabud veel puudu. Mis me samal õiget tulistame. Just. Toetan kogu.
Welcome to Jurassic Park. Mis siis nüüd vahepeal tegelikult juhtus ja miks meil selline paaripäevane, ütleme nii 2-päevane lünk vlogimisele sisse jäi, oli siis see, et üks härra otsustas mulle siin abielu ettepaneku teha ja me olime kõik nii, kuidas öelda siis, me olime kõik väga, emotsioonid olid nii kõrged, emotsioonid olid laes, nii et me siis kuidagi üldse ei võtnud kaamerat kätte ja kogu see abielu ettepanek on tegelikult teadvustatud ju meil Marti kanalil, nii et minge vaadake sinna, Martil on ka ingliskeelne kanal, te leiate selle sealt alt descriptionist. Nii et jah, see juhtus vahepeal. Liina jättis tegelikult siinkohal nüüd rääkimata, et üks väga niisugune ebamugav asi juhtus täpselt sellel samal päeval. Jõudis uudis, et Ameerikasse enam keegi saanud tulla, sellepärast me mõtlesime, et nii. Sama õhtu hakkasime tegelema sellega, et kuidas tagasi saada, nii et meil kogu vurr-varr läks selle peale, kuidas tagasi saada. Ja tegelikult ei läinud 2 päeva mööda, vaid 1 päev jäi vahele. Ja siis me olemegi kohe tagasi nüüd Sequoias. Ma vaatan turkisid. Mägiturkid. Kas te saate aru? Me oleme tulnud Sequoiasse ja siin on mägiturkid. Nad tulid tee peale ette meile. Loomafotograaf, videograaf Liina jätkab ja on missioonil näha lähedalt mägiturkisid. Vaadake mägiturkisid. Tõenäoliselt ei näe, need on puu taga. Näete? Nad on puu taga. Sest ma ei näe mägiturkisid enam. Nad on äärmiselt kiired. Mägiturkid. Ma ei oleks arvanud, et nad nii kiired on. Siia on mõni fun fact mägiturkide kohta. Ma nüüd tulen siit kivi pealt alla, ilma et ma ennast ära lööks kusagile. Aga me oleme jõudnud Sequoiasse. Tere tulemast. Marti ütles, et tal on pisseda. Me peame jooksma. Oh my god, mingi hele lilla liblikas oli. Lents vastu jalga. Oh, the nature is wild here. Nature is wild. Praegu me läheme otsima siis suuri puid Sequoia parki. Minu fiancé on siis roolis ja Hensu on see kõrval. Kuidas meil fuusiga on? Kas meil on fuusi? Meil miskit äkki on. Mul unustasin mainida, et siin ei ole levi. Ehk siis meil on, Hensu on meie tänane, sa ei vaata ainult puid, vaid tal on päriselt ka kaart ees. Nii et meil on selline kaardilugeja. Me oleme kuskil siit üle siia. Mingi 45 minutit sõitu. Oh my, see on sisse zoomitud kohe kaunilt kenasti. Olemegi jõudnud siia tippu. Ma ei tea, kas see tipuks võib seda päris nimetada, aga me oleme päris kõrgel. Siit peakski nüüd vaatama, et nagu hint levi ikka pole. Where are we? Tuleme näitame, kohe vaatame. See on suur puu. Lihtsalt paneme perspektiivi. Kui ma nüüd 2 puu vahele. See on ju puu. Huge ass. Maximilions puu. Wow. Põmst. Kui keegi tahab, saab seal magada ka. Rõhuga siin on natukene nagu ta on. Hensu tegi enda mahlapaki lahti, see mahl oli paisunud siin selle kõige käes. Hensu ostis endale spetsiaalselt siis flanellsärgi, et siis ta näeb nagu siuke ekstra metsamies välja. Hensu, näita meile, milline metsamies sa oled. Howdy on, olles metsa. Metsamees vansidega siis jah. Ära alt neid. Ma nagu ei saa aru, kas mul on nagu külm või mitte, sest et samas päike paistab, aga lumi on igal pool maas. Kas te näete, kuidas see sätendab päikse käes? Mart, me kõnnime nüüd auto juurde tagasi ja siis vaatame, kuhu edasi, kas me sõidame veel või me läheme alla tagasi. Teinud väikse riiete vahetuse, sellepärast et me läheme nüüd pilti tegema. Mul on siuke kena ruuduline kleit on seljas. Tere Marti! Tervitused! Lähme vaatame. Et siis siin on biggest puud ever. Tada. Igatahes me vaatame nüüd edasi ja siis me sõidame täna veel kusagile, vaatame, kuhu maale me täna jõuame välja. No nii, hei hopsti, meie viimane tripi otsa hakkab pihta ja läks roheliseks, ma pean ära panema kaamera nüüd hopsti. Punase tulega me siin siis oleme ja tegelikult sõidame täna Los Angelesse ja näete ka, kuidas me siis ilmselt peame tampima seda siin asja. Nii et let the rides begins. Ehk siis ma ütlesin eelmine tampima, see ei ole tampima, vaid see on D-U-M-B. Me ei lähe kedagi peksma. Ei lähe kedagi peksma. Henri tõi tõesti tähelepanu sellele, et oi,
see on vale asi. Kedagi peksma me ei lähe, aga peame kõige glamuursem asja siin selle automaja juures tegema ära. Ütleme ära, et me siia autosse number 2 ei teinud, nii et nii huvitav see ei tule kõikidele fekaalihuvilistele. Let's go! Let's dump this shit. Ma olen nagu niuke issi, vaata, käib kaasi asju kinni, aga lask mu kakat välja. Mitte isa, vaid issi või? Issi, jah. Ma olen issi sinu üheks õhtuks. Võita, kus ülejäänud Noono on teletupsudest see tonulme ja... Run. Ei näegi midagi. Iga. Aga lahe. Liina, sa ei taha näha või? see pritsid, miks sa seda rohkem sisse ei kuula? No nüüd ma panen selle sisse. See on heavy shit content. Sanitaar plussi teeme ka siis natukene. Suured tänud, et olite meiega, vaatasite, kuidas me tampime. Nüüd anname auto ära ja uue auto järgi. Me oleme nüüd oma uues kodukohas, tulime kodupoodi juba chillime. Vaatame siia rahulikult. Piim on mingi ärastatud tavapiim nagu. Tavapiim, jah. Tavapiimad on kõik ärastatud niiviisi. Ja meie läheme kuhu? Mis me nüüd... Oota, me tahtsime midagi süüa võtta ju. Võta midagi süüa. Kuidas sa kirjeldaksid poes käimise olukorda? Selles mõttes nagu tegelikult veel ei olnud nii hull. Nagu nii või naa me väldime suht siukseid rahvarohkeid kohti. Ainuke asi, kus me peame käima, on toidupood. Siin me nüüd oleme, siis see on meie uus tänavake. Oleme natuke rohkem kesklinnale lähemal või noh, linna olustikule. Eelmine oli meil siis nii-öelda Santa Monical, mis oli tükene chillim, rohkem pisut võib-olla hipsterilikum kuhugi sinna poole. Näite muud autot ka kohe, meil on uus auto, on Buick. Liina on meil automodell. Numbrimärki ei peagi ära peitma, sest meil on... Seda ei olegi. Ma pean võtsima võtmed üles see... Me oleme nüüd tuppa ja sööme ja siis hiljem näitame teile, milline meil see majandus on seal. Hei hopsti, kaunist hommikut teile. On hommik, jah? Me tegime... Või tähendab, ossin mozzarella stikke. Ära ütle palun mozzarella. Mozzarella. Mul on öelgi, et mozzarella öeldakse ka. Crunch on mõnusalt mahe. See on siis meie nii-öelda viimane päev siin Amerikas. Ja tegelikult on asja, mida me oleme terve aeg kaasas kandnud ja me tahtsime teha taste testi ja me ei teinud seda. See siis me oleme brändi kinni teipinud ilma brändita must vesi. Ma olen suht kindel, et see maitseb samamoodi nagu tavaline vesi, sest see on vesi. See on tavaline vesi. No nagu see mingi kõrvalmaitse on olemas. Ma tahan ka tavalist vett maitsta kõrvale. Ma ei tea, mis see siis praegu oli siin, aga... 10 palli süsteemis. See on vesi, aga see ei näe välja nagu vesi. 3 nädalat oleme meie tegelikult juba tänaseks päevaks Eestis olnud. 3 nädalat oleme ilusti koduselt olnud. Ei ole vaja muretseda, et need hetked, mis te just nägite, oleks filmitud kuskil suure pandeemia ajal. Kuigi tõesti tegelikult paljusid asju hakkas seal siis nii-öelda enne seda neid suuri puid lahti rulluma. Ja tõesti, kui te panete nüüd tähele, siis tegelikult me pidime natukene lühemaks selle tripi jätma. Sul oli mingi special announcement? Oli küll, sorry. Kuni kolmapäevani on teil aega tegelikult siis ette tellida minu merchi. Ma ise ei kannasta hetkel, sest tead, ma kardan seda mustaks teha. Ma olen kodus siin väga koduste riietega anyways. Nii et teil on kuni kolmapäevani aega minu merchi veel ette tellida, kuidas ta eelmine kord jõudnud teha, sest enne müüsid välja 24 tunni jooksul. Thank you so much, aga ja, kui te tahate tellida mu neid teisärkest, te saate seda teha veel kuni kolmapäevani. Ja kui te tahate näha meid laulmas tegemas muusikat koos, mingi vaadake mu Instagramist olen teinud ka niisuguseid väga vahvaid igapäevaseid väikseid coverikesi ja loomulikult, mul on ka... Võitis, mis ta võitis? Võitis mu beauty blend. Ja ma loomulikult, kes tahab, Liinale tuleb kohe varsti video, kus ta tegi mind põhimõtteliselt full glammi. Sellest on väike nagu teaser pilt ka mu Instagramis, kus on giveaway. Näeme teiega juba järgmisel nädalal. Me oleme natukene kodu ümber tõstnud. Sellest juba järgmine vlog, eks ole? Davai ka. Bye bye! Bye!